kõik on valmis. Seeria 3. mäng ja Märt saab kohe minema ja 2-0. Kaugiaineni tänane esimene vise ja Severi Kaugiainen. Ja selles mängus tuleb sellised visked sisse visata, eriti kodusaalis. Toom veel korvi alt ja oi, mis toimub Tartu meeskonnaga 18-4. Bernard juba teisel pool väljakut, Paasoja julgelt selle viske võtab ja seda oli Tartul hädasti vaja. Kalevil on tehtud vaid 2 võistkondlikku viga. Tartul on samal ajal vead täis ja hästi leiab Penteri ja kui selline pidu lasta Kalevil täna siin Tartus püsti panna, 5 sekundit rünnakukellal, Make kolmene ja 30 on Kalevil koos. Ja mustad särgid on juba rünnakul. Bernard, hea sööt Penterile ja kiired punktid. Penterit korvi all ei leita. Paasoja kolmene ja Martin Paasoja. Täna sekkus vahetusest, aga Paasoja arvel on 10 punkti Tartu 27-st. Oi, aga tühjus Tartu korvi all ja Hugo Toom. Täpne Toom saab õnnega pooleks selle palli kätte. Sööt Makele ja Make paneb 3 ära. Penter tuleb kattesse. Sööt välja, McBride'i 3. Seegi on sees. Ja nüüd Kalev saab ikkagi laua ära kontrollitud ja vot see on Kalevi mäng. Vot see on tänane Kalev Cramo mäng ja nende rünnak, kui nad saavad kaitses pidama, nad oskavad joosta ja hetkel nad seda ka demonstreerivad. No paha olukord, et Lips tegelikult ju tegi teravuse, sööt tuli nurka, vise tuli sisuliselt väljaku kõige kaugemast nurgast. Ja Kalev 4-ga juhtima, Lips mängib ennast Kurutsist mööda ja seal vaba käsi käis Chelsea vastu praegu päris korralikult. Taas Kurutsi vastu, no see läheb kirja. Ja Painter ulla. Paasoja ja +7. Ja kui Tartu täna võitma peaks, siis ilmselt mängu parimas liialt palju kaatlust ei ole. Nüüd paneb ka hea söödu vasakusse nurka McBride'ile ja see mees on pidurdamatu. Aga täna tundub ta küll täiesti pidurdamatu. Mäng jooksis paremini, kui siin olid. No nii, Martin Paasoja. Bernard, Chelsea vastu ja ülevalt alla. Aga Tartu publik juubeldab ja on põhjust juubeldada ka. Chris Killing võtab aja maha. Make kas paneb oma tänase 4. tabamuse ja paneb vahe 7. Kas siin rahvast tõuseb püsti? McBride, Ilver täna varjus olnud ja 3+1.